et seesama Hertzsprung-Russelli diagramm, mida juba on näidatud täna ja mida ka Anna näitas, et ma tahaksin juhtida tähelepanu samuti sellele diagrammi ülemisele osale, kus on hästi suure kiirgusvõimsusega tähed. Neid on üldiselt vähe, neid massiivseid tähti, mis siis arenevad nendeks nõndanimetatud ülihiidudeks. Ja mul on lihtsalt üks konkreetne teema praegu esimese hooga välja pakkuda. Ma mõtlesin, et ma natuke tutvustan seda, et see ei nõua, ütleme, füüsikatudengilt erilisi astrofüüsikaalaseid eelteadmisi, nii et mulle tundub, et see oleks nii-öelda bakalaureuse tööks hea teema ja seda saab edasi arendada nii magistritööks kui ka võib-olla veel kaugemale. Et mida ma siis nagu pakuksin? Tähendab veel üks täpsustav Hertzsprung-Russelli diagrammi osa, nimelt see üliheledate tähtede osa, et kus need ülihiiud siis paiknevad, et need oleksid siis ülihiiud mitte ainult sinised, millest Anna rääkis, mis on kuumad ülihiiud siin, ütleme, üle 10 000 kraadi pinnatemperatuuriga, vaid ka kuni jahedate ülihiidudeni välja. Ja mida ma tahaksin pakkuda, on selline fotomeetriline lähenemine nendele objektidele, et need tähed on kõik muutliku heledusega. Ei, ma tahtsin natuke suurendada seda pilti, et ma tahan näidata siit seda kõige ülemist graafikut, et võtta umbes 30 aasta tagused Hipparcos-Tycho vaatlused nende tähtede ülihiidude heleduste kohta, mis on tehtud siis ühes lairibafiltris ja kahes kitsamas ribafiltris, sinisemas spektripiirkonnas ja rohelises. Ja vaadata, kuidas on korreleeritud muutlikkus, heleduse muutumine, ütleme, üldisemalt ja vastavas värvis, tähendab, kui lahutada sinisest heledusest rohelise heleduse väärtus, siis saame nõndanimetatud tähevärvuse ja siis kuidas nad omavahel korreleeritud on. Ja kui sama asja teha nüüd ka Gaia vaatlustega, mida Taavi Tuvikene kirjeldas, siis Gaia vaatleb samamoodi. See roheline kõver on siis lai spektririba, kus heledusi mõõdetakse, ja samas on siis sinisem spektririba ja punasem spektririba. Jällegi saab vaadata korrelatsiooni heledusmuutuse ja värvuse muutuse vahel. Ja mis sealt siis võiks välja tulla, ma toon lihtsalt ühe näite lõpuks, et kui horisontaalteljel on tähe heleduse skaala ja vertikaalteljel on tähe värvuse skaala, siis üks ja seesama täht, kui teda on mõõdetud hästi palju kordi nii-öelda pika aegreaga, mida siis Hipparcos ja Gaia võimaldavad, siis ta hakkab sellist trajektoori siin kujundama sellisel nii-öelda korrelatsioonigraafikul. Ja minu välja pakutud teema olekski siis uurida, kuidas erineva pinnatemperatuuriga ülihiidudel selline korrelatsioon välja näeb, kas nendel on see ühtemoodi või mitte ühtemoodi. See on suhteliselt lihtne andmete analüüs, aga otseselt sellist analüüsi pole nagu ette võetud varem. See ongi kõik.